Siia on palutud kõnelema mitmed inimesed, kes metsa pärast südant valutavad. Siin saab ka muidugi kohvi, selle telgi all, kui teil on parasjagu külm. See ilm ei soosi meie koosviibist, aga ma arvan, et mets on väärt seda, et vaatavad teine põlema. Täna on Toompeal tõeline metsapäev, sest just Riigikogus suures saalis lõppes 3 tundi kestnud metsanduse arutelu riiklikult olulise küsimusena, kus esinesid metsanduse tunnustatud eksperdid Asko Lõhmus ja Toomas Frey, kes täna ka siin esinevad. Ja alguses ma tahaks anda sõna Vabaerakonna saadikule Artur Talvikule. Ja mind isegi üllatas see, et need seisukohad, mida fraktsioonid seal välja ütlesid peale tunnustatud metsaasjatundjate ettekandeid, olid üllatavalt positiivsed. Positiivsed selles mõttes, et justkui kõik saavad aru, et midagi on meie metsandusega seonduvalt väga valesti. Ja mismoodi me saame säästlikult ka seda metsa majandada. Seda pole täna tehtud ja see on üks põhilisi põhjuseid, miks ka ühiskond nii aktiivselt selle olukorra vastu seisab. Toomas Frey rõhutas veel seadusandlikus kojas, et tänane metsaseadus on vastuolus põhiseaduse punkt 5-ga, mis siis ütleb, et see mets sisuliselt on meie kõigi oma ja me peame temaga säästlikult ümber käima. Me küsisime Islandi presidendilt, toonaselt presidendilt, et kas tema trollidesse usub. Siis ta ütles, et tema uskus kõike, mida tema vanaema talle rääkis. Aga vanaema uskus trollidesse. Ja täpselt samamoodi on eestlastel Hiie mets ju selline koht, mis on meile püha. Me tahame elustada ka enamat. Kaasinimesi, armastust ja natuke vahel läheme ka metsa poole. Praegune metsaseaduse arendus, mis on juba toimunud ka eelmise sellega ja mis läheb praegu ikka samas suunas edasi, suundub monofunktsionaalsete tselluloosipõldude poole. Me vajame mitmefunktsioonilisi metsi. Kus me kõik leiame, et metsa raiutakse liiga palju, et metsast võetakse liiga palju ja me kahtleme selle üle, kas metsi majandatakse säästlikult. Me saame aru ka sellest, et kogu metsa taga on ju peale saegaat ja veel pikk ahel, aga lähme järjest nooremate metsade juurde. Kuidas me oma metsi majandame ja sellele ei tulnud sealt saalist head vastust ja minu meelest sellele peab vastama rahvas tervikuna. Kuidas ta täpselt seda teeb, ma ei tea, teadlased ei saa ka seda öelda, aga me peame leidma mingisuguse vormi, kuidas moodi seda oma tahet on võimalik väljendada. Rääkige sellest ja mõelge ise ka ja mõjutage inimesi mõtlema selle üle, mis seos on neil metsaga ja kas neil on õigupoolest, kas nad tahavad olla metsaomanikud või raiesmiku omanikud, mis asi see on, mis nad tahavad. Ja siis tuleb lahendus ka. Ja seda ka veel, et
puht selle 20-aastase kogemuse pealt tagasi vaadates ma olen korduvalt tundnud kurbust selle üle, et ma arvan, et Eesti on oma parima šansi säästvat metsandust arendada tegelikult maha mänginud. Aga kui see nüüd tuli kui selle hinnaks või kui see oli hind, aga see kasu, mis me sealt saime, on, et nüüd me jõuame oma kultuuriga sinnamaale, et me oleme reaalselt ka suutelised seda tegema, siis me oleme lõpuks ikkagi hästi saanud. Aitäh!